video. Lähme Suneti ja Rometiga Mirissasse. Mirissa on ka üks populaarseid turistipiirkondasid Sri Lankal. Suneti vanemate kodust koolist on siin umbes 30 kilomeetrit. Ja kuna videote tegemine hakkas meeldima ja nende editimine, siis käes juba 3. video. Nii kaua kui teema see on, nii kaua teen videosi. Ja kui nüüd ausalt rääkida, ega siis väikse lapsega nii kerge see reisimine ei ole, kui võib-olla tundub. Kogu aeg peab planeerima kõiki asju, et kuskil üldse minna saaks ja lisaks, kuna siin on kliima väga soe, 30-33 kraadi iga päev, siis Rometi maksimum on tund aega, kui ta suudab ilma söömata olla. Ehk välja minnes üpris tihti tuleb ette, et peab ka autos talle süüa andma. Aga pole hullu, sellepärast me ei jää koju istuma, vaid lihtsalt planeerime oma asju rohkem ette ja saame siis ikka ringi liikuda ja elu nautida. Autoga sponsoreerib meid praegu Suneti õde, et sõidame tema pereautoga ringi, nii kaua kui meil endal siin ei ole autot. Nii et tänud talle siis. Muidu ei saaks võib-olla ringi liikudagi praegu. Või siis kui me võtaks rendiauto saab ka võtta, aga siin riigis on need rendiautod üpris kallid. Kõige kehvem auto, mingi Suzuki Aldo vist oli hästi pisik auto, see on umbes 200 € kuus, aga korralikumad on juba hakkavad umbes 30 € päev, et see oleks päris kulukas siin. Kuna me oleme 2 kuud ka siin, et siis oleks päris kulukas seda rentida. Ma arvan, et kuu tuleks mingi 900 €, kui me peaks rentima. Aga jah, Suneti õe autoga sõidame siis praegu ringi. Aga lähme siis vaatame, milline näeb Mirissa välja ja praegu olemegi sinna poole teel. Selline tee viib siis Mirissa Coconut-Hillile. Aga õnneks seda ei ole väga kaua. Minu väike kängurupojakene magab siin kõhukotis. Praegu lähmegi siis Coconut-Hillile ehk siis kookosmägi, seal on hästi palju kookospuid ja vaade on sealt imeline. Palju inimesi, kuna eile ja üleeile oli siis Sri Lankal uusaasta tähistamine, nemad tähistavad aprillis ja praegu on inimestel pikem vaba periood ja siis nad reisivad ringi. Nagu te näete, siis siin on aed ja kraav, et umbes 2 aastat tagasi mingi inimene arvas, et see on tema privaatne maa siin ja et rajab siia hotelli, aga siis valitsus keelas selle ära ja nii see jäigi. Et ennem siis, kui ma esimest korda Sri Lankal käisin, siis neid vagusi siin maas ja seda aeda ei olnud siin. Aga keegi mõtles jah, et kuna nii populaarne turistipiirkond, et siis ta teeb oma hotelli siia.
kookospuude mäel. Et kui te soojal maal reisite, siis ärge seiske kunagi kookospuude all, kuna kookospähkel võib pähe kukkuda ja see võib väga halvasti lõppeda. Nii et vaadake alati oma pea kohale. Kookosmäel käidud, nüüd on aeg jahutavaks joogiks ja siin Kookosmäe lähedal asubki siis üks joogikoht. Siin on enamasti, ma arvan, kokteilid, kuigi ma pole menüüd vaadanud, võib-olla saab ka süüa siit. Ja mere peal saab näha kalamehi kalastavad. Tegelikult siin lähedal kuskil on ka võimalus siis minna vaalasi ja delfiine vaatama, et turisti need paadid või laevad, ma ei tea, kuidas öeldakse täpselt, et viivad turistid merele siis vaalasi ja delfiine vaatama. Romi, kuidas sulle meeldib Mirissa? Kas sulle meeldib? Meeldib? Romile meeldib vaadata kalamehi. Nüüd naudime päikeseloojangut, joome Coca-Colat ja siis hakkame varsti kodu poole tagasi sõitma ja vaatame, mis homne päev toob. Nädalavahetus, laupäev ja mõtlesime, mis see nädalavahetus teha. Jõudsime otsusele, et lähme külastame mingit hotelli siin, kus oleks siis ka bassein ja kõik hinnas toit. Et praegu olemegi hotelli poole teel. Tee peal külastasime ka toidupoodi ja ostsime sealt minu mitte just kõige mitte nüüd lemmik milkshake, aga selle ettevõtte omad on mu lemmikud ja see oli ka päris hea, see kohvi maitseline. Aga muidu mu lemmik milkshake on vanilja oma. Nüüd tulimegi siia kohalikku toidupoodi. Ma ei tea, kus kohast me täpselt asume praegu, me oleme umbes poole tee peal hotelli, et mingi tund ja 30 minutit on veel sõita. Aga siis jah, tee peal ostame mingi milkshake, et tegelikult kui me hotelli jõuame, umbes 2 paiku jõuame, et siis seal on juba lõunas, et ootab meid. Aga kohe näitan teile, milline on mu lemmik milkshake. Et sellised näevad siin välja tegelikult poed. Täitsa tavalised suured poed. Muidugi tee ääres on need väiksed putkakesed, aga ja, et siit leidub ka suuri tavalisi toidupoode. Võtan ühe limonaadi ka. Limonaad on Eesti rahas umbes näiteks Sprite'i hind ja siis need Fantad ja need, et Eesti rahas on see umbes 40 senti. 40 senti, prooviks seda. Ja siis võtame ma arvan, et võtaks selle ice coffee. Selle hind on Eesti rahas mingi 120 kohalikku ehk siis mingi 30 senti. Ja muidugi Sunet leidis oma lemmikkoogi, Todol koogi. Let's take one. You want? Or is not? Okay, we will take. In hotel also, I think, yeah. So let's hope that Sunet can eat this in hotel. Okay, let's go and buy. Võtsime 2 jooki ja limonaadi ja see kokku läheb umbes 1 euro meil siis. Aga nüüd umbes jah, 20 minuti pärast jõuame hotelli, seal meid ootab juba lõunasöök kella 2-st, siis saame sisse ennast kirjutada hotelli ja homme kell 11 välja, et siis ongi kella 2-st on lõunasöök, siis
kui Rometi kõrvalt õnnestub, siis tahaks basseini minna ja niisama aega veeta, et siis õhtul pidi olema Sunetides koos muusikaga õhtusöök. Ja esimest korda, ma arvan, et esimest korda jah, ma lähengi niimoodi hotelli, et ma lähen täpselt õigeks ajaks kohale, kui saab sisse registreerida ja plaanin olla seal terve aja, ehk siis me plaanime olla homme kella 11-ni seal. Et tavaliselt, kui me kuskile hotelli või kui me Sunetiga varasemalt reisisime ainult kahekesti, siis oligi niimoodi, et me jõudsime õhtul umbes hotelli, kuna päeval me käisime igasuguseid asju vaatamas ja terve päev läks ära siis vaatamisväärsuste peale ja siis õhtul jõudsime hilja hotelli, hommikul juba siis registreerisime ennast välja või siis läksime mingeid teisi vaatamisväärsusi vaatama, et me niimoodi polegi kunagi käinud, et lihtsalt lähme hotelli ja oleme seal, lihtsalt naudime. Et see on jah esimene kord mul. Aga praegu oleme teel sinna ja kohe siis varsti näete, milline see hotell välja näeb. Ma loodan, et mul on Rometi kõrvalt seal aega rohkem filmida, et saan siis näidata, millised näevad välja sealsed toidud ja kuidas üldse see hotell seal välja näeb. Ja kui me homme nüüd ei lähe näiteks kuskile mujale hotelli, me praegu pole veel teist hotelli siis broneerinud, et vaatame homme jooksvalt, aga kui me ei lähe näiteks teiseks sööks kuskil hotelli, siis mõtlesime, et lähme äkki sinna pealinna, siis Sri Lanka pealinna Colombo, sinna ühte hotelli lihtsalt lõunasööki sööma, et see on siuke pakett, et sa maksad teatud raha, Eesti rahas äkki mingi 10 eurot ja siis saad seal süüa mingi 4 tundi, et seal on siuke nagu buffet variant. 4 tundi vist ei söö, aga kes teab. Aga jah, sellepärast ma arvan, et pigem äkki piirdume sellise ühe ööga praegu, sellepärast et järgmine nädal on 1. mai ka, satub siis nädalavahetuse sisse ja siis me tahame ka minna kuskile hotelli, et siis võib-olla see nädalavahetus ainult üks öö, aga vaatame, mis elu toob. Kohe näete siis, milline hotell välja näeb. Nüüd jõudsime hotelli kohale, The Blue Water Hotel ja kohe lähmegi vaatame, et saaks ennast sisse kirjutada ja siis lähme sööme lõunat. Romet magab. Sunet naudib siin juba oma jooki. Tavaliselt siin hotellides antakse esimese asjana siis puuvilja mahl, nii kaua kui pabereid täidetakse. Meie hotelli tuba on siis 318. Tere! Tere, tere! Romet juba ootab siin. Aga selline näeb siis tuba välja. Siin on suur voodi.
Roomet, mida te mõtlete, kas te mõtlete, millal lõunasöök tuleb või? Varsti. Telekas. Diivan ja siis ka meikimislaud. Siin oleks mõnus tööd teha, vaadata õue ja siis töötada. Suured kardinad ja väljas on rõdu, kus on siis laud ja vaade basseinile. Saime oma hotellitoa kätte, mulle tuba väga meeldib ja nüüd on juba kell 3, et meil ei olnud enam mõtet minna lõunasöögile, kuna lõunasöök oligi kella 3-ni, et me jõudsime siia mingi 2:40, et siis me oleks kiireks läinud, et selle lõunasöögi saame homme ka välja võtta, aga õnneks siin on see bufee variant või kohviku variant, et me saame tellida siit mingi lõunasöögi, et siin on erinevaid valikuid tegelikult, salatit, suppi, ma ei tea, mingid võileibu, burgerid, pastat, magustoite ette. Tellime tuppa mingi toidu, sööme kõhu täis ja siis ma arvan, et lähme juba basseini. Bassein on üks mulle täiega meeldib ujuda, et ujumine on üks mu lemmiktegevusi suvel. Ja ilm on ilus, nagu iga päev. Hommikul küll vihma sadas, hommikul märkasin üles ja siis oli täiega padukas. Ja siis mul oli korras, et täna vihma sajab, et meil just hotelli minek, et kuidas me nagu saame seal nautida õuesolekut, kui vihma sajab, aga siis mul kohe välgatas pähe, et Sri Lankal nagu niigi ju see vihmasadu on ainult natuke aega, siis jääb vihm üle, siis on õues ikka 30 kraadi sooja, et pole hullu ja täpselt nii läkski, et hommikul tunnike sadas ja ülejäänud päev on päike paistnud, et pole hullu. Roomet on ka kuidagi väga rõõmus hotelli saabudes, et ma ei tea, mis temaga juhtus, võib-olla saab aru, et ta on väiksel hotellituuril esimest korda oma elus võtab viimast. Aga jah, tellimegi nüüd siis toidu, sööme kõhu täis ja lähme vaatame, mis päev toob, et veedame arvatavasti kogu päeva siin hotellis, ei hakka kuskile mujale minema, kuna see hotell on üldse nagu siukse koha peal, ega siin lähedal mingeid vaatamisväärsusi pole, et siin ongi lähedal on see Sri Lanka pealinn Colombo, aga seal me oleme oma elu jooksul väga palju juba käinud, et seal midagi väga meil enam uut vaadata ei ole, et võib-olla homme lihtsalt sõidame sealt läbi ja siis vaatame, mida teha. Aga okei. Söök toodi tuppa kohale, tellisime siis naasi guraani ja kohe söömegi siis kõhud täis ja tegutseme edasi. Roometil on ka kõht täis juba, aga hakkame sööma. Nüüd jalutame õues ringi. Praegu veel päike on üpris tugev, et natuke ootame ja siis lähme juba sinna basseini ujuma. Aga praegu tulime lihtsalt ümbrust vaatama. Ja seal on siis meri.
tahaks täiega surfama minna, kunagi ma pole varem surfanud. Sri Lanka nagu kohe, kui mere äärde satud, siis kohe kutsub surfama, aga kahjuks nii väikse beebi kõrvalt nagu Romet on see üpris võimatu. Esimene kord kiikumine, et see on nii lahe tegelikult, et me saame teha videojäädvustusi paljudest asjadest, mida Romet oma elus esimest korda teeb. Et siis kunagi, kui ta suurem on, siis tal on ka loodetavasti neid videosid tore vaadata. Kui veab, siis Romet jääb kohe magama varsti ja äkki saame koos isegi basseini minna, kui paneme selle käru sinna basseini lähedale. Aga vaatame, võib-olla ta otsustab terve ja üleval olla. Aga lõpuks on ujumisaeg käes. Seal on nii lahe see lind, there is so cool. Rommi sai ka jälle vette. Ta mõtles, et mis ta ikka seal üksi istub, et temal on ka vaja ujuda. Kui teised kõik ujuvad, siis miks tema peab kärus istuma? Nii kui vette sai, läks tuju rõõmsamaks kohe. Vesi on mega mõnus. Tulime siia õhtust sööma. Praegu on siis Ebro ja siis lähme võtame mingi pearoa ja magustoidu, et valik on siin üpris rikkalik ja alustamegi siis oma Ebroga. Romet on terve päeva üleval olnud põhimõtteliselt. Ta võtab hotellist maksimumi, et täna ta väga maganud ei ole, kui ta tavaliselt on maks 2 tundi üleval, siis nüüd on juba 5 tundi jutti üleval olnud. Aga õnneks ta meel on rõõmus, et praegu teeb natukene viginat, aga muidu on kõik korras. Tulime lõunat sööma ja kell on juba peaaegu 1, et me oleme hotellist välja kirjutanud ennast ja sööme kõhu täis ja siis hakkame liikuma pealinna Colombo poole. Aga maitseme siis, kuidas kala ja krabi maitsevad. Sonet, how crab like? Very good. Nii, eelroaks on siis krabi, see on siin kala, sushi ja mingi puuviljasalat. Pearoaks võtsin siis krabi, krevett, kalamari, kana, tandoori kana,
siis siin on veel mingi kanamiks, siis see on sealiha, kartulid, mandlid on need siin ja riisinuudleid. Ja viimaseks siis midagi magusat. Natuke kooki, mingi puding, šokolaadipuding ja mango mingi, ma ei tea, mis see on. Aga see on selle ära ja siis loodetavasti on kõht täis. How your stomach, Sunet? I'm so full. Maybe you can eat something else? Not today. Kõht on täis, arvatavasti õhtust enam ei jaksa süüa täna. Aga nüüd on aeg siit lahkuda ja sellega tõmbangi selle video kokku. Näeme juba järgmises videos. Tšau, tšau!